Tervist, hea rahvas! Me oleme taas fookuses. Ühelt poolt 3 kindlat probleemi. Ühelt poolt on aeg, mida meil ei ole, nagu te teate. Teiselt poolt on meil siin väga austatud kallis kolleeg Kert Kingo, kes on erakonna raudvara ja ka endine minister. Ning lõpuks on meil olemas tavapäraselt küll üks küsimus. Aga seda korda see on natukene keerulisem, sellepärast et kuivõrd tänased sündmused on olnud nii palju uudiseid toonud, siis me seda korda me arutame selle sündmuse virvari läbi, mis toimus natukene, mis toimus suures saalis ja natukene, mis toimus komisjonis ja viime selle kokku nüüd ühte kompu. Aga igal juhul tervist, mina olen Paul Puustusmaa ja siin on Kert Kingo. Tere kõigile! Ja enne kui me pihta hakkame, siis nagu ikka, paneme aja käima, pööran selle teistpidi, meil on aega täpselt 15 minutit, see tähendab siis seda, kui meil on see ära tiksunud see liiv, siis on meil aeg otsas ja enam me rääkida ei saa. Aga tänasest päevast kõigepealt. Meie tänase päeva iseloomustamiseks võib öelda, et see on nagu mingisugune suurt laadi poliitiline etendus, mis on lõpuni jõudmas ja ennem lõppu toimub tohutu palju igasuguseid rakette lastakse õhku, pomme pannakse lahtama, paugub kõik asi nagu ikka, et hästi põnev oleks. Ja loomulikult oli tänase päeva võib ühelt poolt absoluutseks tippmomendiks oli siis, kui meil oli umbusaldusavaldus ministri vastu, kaitseministri vastu, Laaneti vastu, mis siis võttis päris märkimisväärse aja ära, kuid see on ka meie ainukene küsimus, sest peale selle meil toimusid väga olulised ja põhjapanevad vestlused riigi peaprokuröriga, seda nii EKRE fraktsioonis kui ka muud küsimused, mis käsitlevad põhiseaduskomisjonis toimunust, aga kuhu ma katsun jõuda natukene hiljem, aga võimalik alustame äkki peaprokurörist. Et Kert on hästi hea ja tugeva praktikaga jurist ja sulle ilmselt see prokuröri sõnavõtt jättis mulje, et palun äkki valgustad meid. Ja jättis uskumatu mulje ja selles mõttes uskumatu mulje, et kuidas nüüd prokuratuur on asunud selle külje peale, kes hakkab ise seadusi väänama. Kui siiamaani ikkagi see oli kurjategijate pärusmaa, siis nüüd prokuratuur on hakanud ise seda tegema. Ja seda kummijoonlauda painutab vastavalt vajadusele paremale vasakule seadusest ja kõik see jutt, mis oli õigustab ainult oma rikkumised, kuna meil tuli ka teemaks seal need kohtuotsused, kus on näiteks toodud välja, kuidas on ebaseaduslikud jälitustegevused olnud ja see, kuidas prokuratuuri esindajad rikkuvad prokuröride eetikakoodeksi, siis seetõttu ma julgesin ka välja öelda seda, et minu hinnangul on see asi läinud nüüd tasakaalust välja neil. Ja mis oli veel huvitav, oli see, mis minu jaoks ta oli nagu signaali andev, et prokurör rõhutas seda, et just kui prokuratuuri ees oleva probleemistiku aluseks ei ole mitte niivõrd prokuröride ütleme, et vähene püüdlikkus, vaid pigem on seal ühiskondlikud probleemid, mille on tekitanud kohtud ja poliitikud. Et see oli selline huvitav vihje. Ja see oli täiesti hämmastav. Tegelikult oli see lausa häiriv, kuidas siis tegelikult riigi peaprokurör süüdistas otseselt nimetamata EKRE-t, aga põhimõtteliselt süüdistas ta EKRE-t, kes siis õõnestab prokuratuuri autoriteeti ja meie õigussüsteemi. Viidates sellele siis, kuidas rahvas suhtub nendesse, mis rahva arvates on ebaõiglased kohtuotsused, siis just kui oleks meie erakond siis süüdi ja nägemata endas üldse mitte mingit viga. See oli täiesti ainult õigustused ja veel kord õigustused. Kuigi ma nii palju ütleks küll, et ma olen ise ju ka kuriteokoosseise määranud ja menetlenud kriminaalasju, on olnud uurija ja igal uurijal on ju prokuratuuriga tihe koostöö, siis see, kuidas nemad õigustasid neid endal käes olevas menetluses olevaid kriminaalasju, kus ei ole tegelikult olulisi osapooli ja koosseisu ei ole, siis seda oli lihtsalt uskumatu kuulata. Aga kuidas sul oli, kas sa tundsid, et ikkagi kui Parmas rääkis nüüd nendest, kuidas on ühiskonda vapustanud viimase aja toimingutes, mis on prokuratuuriga seotud, et kas see andis sulle lootust, et asjad lähevad paremuse suunas või halvemuse suunas või kuidas sa kommenteeriksid neid asjaolusid? Mul jäi pigem mulje, et nad alati kui õigustatakse ennast, siis on näha, et ei taheta näha probleemi, ei taheta muutuda paremaks ja ausamaks. Ja see, mis on lausõigustamine, on see toimus, on ju ka televisioonis toimunud, Esimeses stuudios toimus ka meie fraktsioonis on ju ja siis hiljem ju selle punktini, kus ta põhiseaduskomisjonis
samamoodi käis neid õigustamine, teiste süüdistamine. Et siin ma ei näe küll, et midagi paremuse poole läheks, sest et viimasel ajal neid eksimusi on järjest rohkem ja järjest, ütleme, rängemaid eksimusi on seaduse mõttes. Vaata, siin oli veel üks nüanss oli, mis käsitles nüüd ka seda Kuusiku asja, seal oli selline situatsioon, et tähendab, mis on tegelikult avalikkust häirinud? Avalikkust on häirinud see, et kogu selle menetluse juba alguse käigus juba ehitati ühiskondliku positsiooni üles sellisena, et keegi on süüdi selles, isegi me ei pea rääkima, kes on süüdi, kõik saavad nagunii aru, keda süüdi veetakse. Ja nüüd, kus meil menetlus on lõppenud ja meil on ka, ütleme, lahendus vähemalt esimeses astmes käes, siis peaprokurör ikkagi õigustas seda situatsiooni, et nemad võivad jääda süüdistavale positsioonile ja jõuliselt süüdistavale positsioonile, kusjuures neid toetab ka ajakirjandus. Ja see on jälle minu meelest pisut häiriv moment. Tegelikult on see lausa lubamatu käitumine. Prokuratuuril on õigus mitte nõus olla, aga kõik see, ütleme, see sildistamine, süüdistamine, kui inimest ei ole veel süüdi mõistetud, see peaks kohtuseinte vahele jääma. Aga see täiesti hämmastav on see, kuidas siis Kuusiku asjas just prokurör, see on kõige värskem kaasus, sellest on hetkel kõige parem rääkida. Kohe peale seda, kui tuli uudis, et Marti Kuusiku süüd ei tuvastatud ja perevägivalda ei ole kinnitatud, et see oleks kinnitust leidnud, et see oleks olemas olnud, siis prokurör hakkab ikkagi viitama kohtu alusele, justkui ikkagi tema mõjutan tunnistajaid, tema on süüdi. See on täiesti lubamatu, see on prokuratuuri eetika vastane ja seetõttu on prokuratuur ebaeetiliselt käitunud. Neil on kindlad nõuded eetikas ja seda rikutakse väga konkreetselt ja peale selle veel tagatipuks läks siis riigi peaprokurör esimesse stuudiosse ja täpselt samamoodi. Hakkas süüdistama ja kõik, kuigi kohtuotsus on hetkel ikkagi see kohtuotsus, et ei ole süüdi ja ei ole tuvastatud süüd. Siin ongi just nagu on eemaldatud iseennast ja prokuratuuri sellest samast põhilisest printsiibist, mille kohaselt saab öelda, et demokraatia, nagu ma ütlen, demokraatia peab mitte ainult lihtsalt olema demokraatia, vaid peab ka näima seda. Ja siin seda näilisust on igal maha surutakse või maha surutud ja püütakse igal juhul näidata ennast ühiskonna jaoks just nagu hallemas positsioonis. Arusaamatul kombel. Ja vaata, mis kõige hämmastama oligi see, et ta heitis EKRE-le ette, kuidas meie sekkume protsessi, takistame protsessi ja samal ajal, kui me viitasime siis ilusti, kuidas siis üks tunnistaja, kes peab ennast väga oluliseks tunnistajaks ja suureks pere tuttavaks, siis tema käitumise puhul, kes on peale kohtuistungit hakanud kinnise kohtuistungi detaile avaldama, annab siin intervjuusid, teeb oma laive, ülekandeid, blogisid, siis tema puhul riigi peaprokurör läinud õigustusi ja ütleme, mitte tunnustust lauselt, osaliselt ka tunnustust, et kõik on õige. Selline võlts moraal. Täiesti uskumatu. No selline lugu on prokuratuuriga. Aga muidugi tänane päev iseenesest, just konkreetselt tänane päev on ajaloos on iseenesest vägagi sümboolne. Tähendab, kõigepealt on see asi, et meie, kes me oleme vana viikingi kultuuri kandjad, selles mõttes meie kultuuri teatud algus sai siit alguse sellepärast, et just täpselt täna, aasta 793 viikingid ründasid Inglismaal Lindisfori kloostrit, kus sai alguse viikingi ajastu. Täna täpselt ilmus Orwelli teos 1984 ja täna täpselt muideks suri islami suur prohvet Muhamed. Ja need on siis nagu kultuuripommid, aga ega meie enda Riigikogu elu sisaldas ka täna suuri pomme. Nagu me teame, kõigepealt oli suur umbusaldusavaldusega seotud algatus, jah, aga mõtlen see, kuidas seda sündmust nimetada, kui Riigikogu tundide viisi siis arutas seda umbusalduse küsimust ja kus ikka ma võin öelda, et päris asjalikult grilliti ministrit ja minister näitas seda, kuivõrd ignorantne võib olla põhimõtteliselt. Muidugi, ega me tegelikult sinisilmselt me saime ju aru, et koalitsiooni jõuga see ministri suhtes algatatud umbusaldusavaldus läbi ei lähe. Aga eks seal muidugi üht koma teist oli. Ja kui ministri umbusaldusavaldus oli lõppenud, siis see lükkas ümber kõik meie päevaplaanid, meie nädalaplaanid ja selline jätkuistungite konglomeraad, mis nüüd hakkab tulema järgnevalt homme, ülehomme, et me suudame siin Riigikogus nüüd olla terve nädalavahetuse ja mitte ainult päevad ja hommikud ja lõunad, vaid ka ööd. Et see on see, mis meid ootanud lähipäevadel ees. Aga ma tahtsin öelda ka, et ei lõhkenud pommid mitte ainult meil Riigikogu saalis, vaid me oleme Gerdiga ka põhiseaduskomisjoni liikmed
ja ka põhiseaduskomisjonis oli terve rida põnevaid asjaolusid. Muidugi, ühelt poolt me taas kohtusime riigi peaprokuröriga, kus me laias laastus samu asju arutasime või jäi sul sealt midagi eraldi veel silma? Ja mulle jäi silma see, hea tendents on see, et kuritegevus on vähenenud oluliselt. Samas selle kõrvalt nad ikkagi tahavad teha siis reformimist kriminaalmenetluses karistusseadustiku ümbervaatamist ehk siis dekriminaliseerida osasid kuritegusid. Tegelikult sisuliselt tähendab see seda, et tõstetakse siis näiteks pisivarguste seda määra, mille alusel nad siis kas on kuritegu või ei ole ja parandatakse statistikat. Seda on korra juba tehtud, selle tulemusena statistika läheb ilusamaks. Euroopa Liidul on ilusam esitada tavaliselt nii need asjad käivad. Ja see jäi mulle silma, et selle raames, kui on kuritegevus vähenenud, siis tehakse seda veel vähemaks. Teiseks kumas jälle välja kogu sellest väga põhjalikust ettekandest või statistikast, mis ta tõi välja, et kogu aeg on probleem ainult pigem kohtutes ja kõigis teistes, aga prokuratuuris nagu probleemi ei ole. Et kohtud menetlevad liiga pikalt ja kohtunikud on ei saa aru või ei saa hakkama, kui ei anta mingid jälitustoimingute lubasid, et kogu aeg oli probleem kõigis teistes. Selge, see ta oli aga muidugi iseenesest need statistilised näitab paremaks läksid, minu jaoks see oli ka rõõmustav ja ma võib-olla ei mõtle isegi niivõrd Euroopa Liidu mõttes, ma mõtlen turvalisuse mõttes. Et ma nüüd ei tea kui sügavalt ma saan uskuda statistilisi näitajaid, eks pidi olema suur vale ju. Aga mingil määral ta ikkagi rõõmustas. Ega ma ka väga kindel ei oleks, sest üks asi väga paljud inimesed on kokku puutunud sellega, et tegelikult ongi rikkumine, ongi kuritegu toime pandud ja menetlusi lihtsalt ei alustata ja seal samas mitte millegi pealt mõned korrad alustatakse seda menetlust, et ma väga tõepähe ei võtaks kõike seda, mis siin esitati. Aga jälle aeg ka päris peale, ma vaatan hirmuga seda 8 siin. Aga põhimõtteliselt, nagu ma ütlen, meil oli ka komisjonis terve rida muid põnevaid pommikesi, mis siit järjest tuli, on ju. Ja ma võin öelda, et minu põhiseaduskomisjonis olemise ajaloo jooksul pole nii palju rahvaküsitlusi korraga komisjonis arutelul olnud. Ehk siis põhimõte on siis selles, et kui rahvaalgatuse korral kogutakse teatud arv allkirju, see on siis 1000 allkirju, see on seaduslik nõue, ja siis saab esitada petitsioone, mis on siis palvekiri. Meil ei ole ju rahval suurt otsustamisõigust, aga palvekirja saad sa esitada Riigikogule ja siis Riigikogu mingi komisjon vaatab selle palvekirja läbi ja selle palvekiri peab sisaldama mingisugust soovi, mida siis tahetakse, et Riigikogu ette võtakse või toimetaks. Ja täna siis olid millised? Täna oli kõigepealt esimene, see oli, et Kaja Kallas astud tagasi. Kaja Kallase valitsus peab tagasi astuma, see oli kollektiivne pöördumine, Kaja Kallase valitsus peab tagasi astuma. Väga huvitav see pöördumine oli, kusjuures tõesti need etteheited, mis seal olid. Need on ju meie fraktsioon on väga edukalt ju infotundide raames need kõik ära markeerid, need teemad ja need ebaõnnestumised ja need hakkama mitte saamised, ütleme. Aga jah, nii nagu seaduse järgi ega siis põhiseaduskomisjoni saa umbusaldust alustada, et seega siis on tõesti mõistlik suunata siis valitsuse enda poole, peaministri poole need allkirjad ja pöördumine, las siis vastavad. Ja mõnevõrra oli muidugi kahju ka, et petitsiooni algataja ise ei olnud kohale ilmunud, sellepärast, et kui petitsiooni algatajaks oli märgitud Kenno Põldsam oli märgitud, siis oleks ta võinud kohale tulla ja kuidagi viisi püüda rohkem mõjutada. Eks meie püüdsime suunata seda avaldust ka sellisel moel, et tagasilükkamist ei oleks, aga kuna ka avaldajat ennast ei olnud, see oli muidugi kurb. Märgin ära, et 3800 allkirja oli sellel pöördumisel. Just 3800 allkirja oli Kaja Kallase tagasiastumise või Kaja Kallase valitsuse tagasiastumise nõudel meil siin täna laua peal. Aga see on ainukene. Järgmine oli siis kollektiivne pöördumine Exit ehk Eesti lõpetab kuulumise Euroopa Liitu. Just. Seal oli 1656 allkirja kogutud. Ja taas oli väga hea pöördumine oma olemuselt, aga seal oli nüüd see eripära veel, et ei olnud mitte lihtsalt, et Eesti kuulub Euroopa Liitu, vaid avaldajad ja jälle avaldajad ei olnud kohal kahjuks. Aga nemad palusid mitte niivõrd, et me Euroopa Liidus välja läheksime, vaid et me teeksime rahvaküsitluse, mis oleks siduv. Ja rahvaküsitluse tulemus siis õiguslikult siduvana, siis saaks aluse selle, kas me siis astume välja või ei astu välja. Aga jah, samal põhimõte, nagu omal ajal Euroopa Liidu küsitlus tehti ja astusime Euroopa Liitu.
Siis oli meil veel järgmine asi oli, et siseminister Kristian Jaani peab astuma ja tagasi. peab astuma tagasi. Selle kohta oli väga ilmekas ülevaade ka, et kohe esitaja oli olemas. Temal oli video, et tema ise viibis nendel sündmustel ja kõne all on siis need sündmused, mis toimusid siin Toompeal, kus siis politsei reageeris üle, kuidas kiirreageerijad saadeti sellega seoses ja mida me ka EKRE liikmetele oleme tõstatanud seda küsimust pidevalt infotundides ja arupärimistes. Just. Ja nüüd on jälle kahjuks nii, mitte midagi ei ole teha, meie aeg on läbi, me võiksime veel edasi rääkida, aga meie formaat on täpselt selline 15 minutit ja kõik. Aga mida ma saan teha? Ma saan sind väga sügavalt tänada, et sa tulid rääkima siia ja rahvaga. Aitäh sulle!